Maryland on 9. väikseim osariik Ameerikas ja kui see homme kaoks, siis sa ilmselt ei märkakski seda. Vähemalt mitte kohe. Ei oleks kohest paanikat, ei oleks erakorralisi uudiseid, ei tekiks tunnet, et midagi olulist on puudu. Mõneks hetkeks tunduks, nagu poleks midagi muutunudki. Ja siis vaikselt hakkaksid asjad viltu vedama. Sidepidamine, sõjaline koordineerimine, andmed ja kaubandus, kõik hakkaks tõrkuma. Mõne päevaga poleks need mõjud lihtsalt märgatavad, vaid neid oleks võimatu eirata. Sest Maryland ei ole lihtsalt väike, see on varju jäänud. Ja praegu on see surve all. Kui Maryland läbi kukub, ei tundu see kohaliku probleemina. See tundub, nagu kõik oleks korraga seisma jäänud. Marylandi väiksus annab sellele eelise. See asub kõige keskel. Piirnedes Pennsylvania, Virginia ja Washington DC-ga on need kõik tema ukse ees. Ja see teeb sellest väga mugava asukoha peaaegu kõige jaoks. Sest mitmes mõttes on Washingtoni DC kaotus Marylandi võit. USA-l on oma pealinna jaoks ebatavaline süsteem. DC on tihedalt asustatud, täis valitsushooneid ja seal elab ligi 700 000 inimest. See tähendab, et osa valitsuse kõige olulisematest funktsioonidest tuleb mujale paigutada. Tavaliselt on esimeseks valikuks Virginia, Quantico, Arlington, Norfolk. Kõik need linnad on riiklike asutuste asukohad, kuid need on laiali hajutatud. Suur osa osariigist on endiselt ilma tugeva föderaalse kohalolekuta. Marylandis on teisiti. Siin on see vältimatu. Lähedus, tihedus, sõlmpunktide võrgustik. Kõik see koondub ühte väikesesse piirkonda. Föderaalvalitsus on osariigi suurin tööandja ja suurem osa sellest koondub ühte kohta. Fort Meade, vaid 23 miili Washington DC-st kirdes asub Fort George G. Meade. Tohutu sõjaväebaas, mida paljud nimetavad Ameerika Ühendriikide valitsuse ajuks. Selle müüride sees asub riiklik julgeolekuagentuur. Koht, kus toimuvad mõned riigi kõige tundlikumad operatsioonid. Ja see on vaid pinnapealne pilk sellele, mis selles paigas tegelikult toimub. Alates 2010. aastast on Fort Meade'is asunud ka USA küberväe juhatus, mis on luuresõdade uusim rindelõik. Siinsed arvutid ei hoia lihtsalt interneti töös, vaid kaitsevad ka kogu riiki. Iga sõnum, iga tehing, iga salajane missioon läbib neid süsteeme. Ja asi pole ainult andmetes. Asi on ka inimestes. Fort Meade'is asuvad ka teised agentuurid, mis keskenduvad koodimurdmisele, turvalisele sidepidamisele ja luureoperatsioonidele. Teisisõnu, kui on vaja midagi salajas hoida, siis Maryland on see koht, kus Ameerika seda saladuses hoiab. Kas Maryland ise suudab saladusi hoida tõusvate merepindade ja vananevate sildade eest, on hoopis teine küsimus. Maryland on ainulaadses olukorras, ümbritsedes sisuliselt föderaalvalitsuse võimukeskust, kuid ise sellesse mitte kuuludes. See tähendab, et peaaegu 5% kogu osariigi tööjõust sõltub ühest tööandjast. Seega ei mõjuta otsused ainult Marylandi. Need toimivad Marylandi kaudu. See võiks olla põhjus, miks Washington peaks olema huvitatud Baltimore'i ja kogu Marylandi tervisest ning piisavast rahastamisest. Kuid see pole alati nii. Asi pole ainult läheduses, vaid ka poliitilises värvis. Maryland on üks poliitiliselt kõige ühtlasemaid osariike riigis. Hääletades igal presidendivalimistel alates 1992 aastast tugevalt demokraatide poolt, kahekohalise edumaaga. Selle kongressi delegatsioon on valdavalt demokraatlik, kuigi valimisringkondade ümberjoonistamine võib mõne koha ohtu seada. Mõlemad senaatorid on kindlad demokraatlikud, nagu ka kuberner. Seega, kui demokraat on valges majas, tunneb Maryland end tavaliselt üsna kindlalt. Aga kui olukord muutub, on kõik lahtine. Iga uus administratsioon teeb tuhandeid otsuseid selle kohta, kuidas föderaalseid ressursse jagada. On vältimatu, et alati on võitjaid ja kaotajaid. See hõlmab suuri otsuseid, näiteks kuhu uusi rajatisi paigutada. Ja Maryland on selles osas mõnevõrra kaitstud muutuvate meeleolude eest. Marylandi ja Virginia föderaalsete keskuste läheduse eelised on lihtsalt liiga suured, et neid eirata. Kuid lisaks föderaalsele kinnisvarale toetub osariik endiselt tugevalt valitsuse otsustele. Iga oluline ressurss, iga kriitiline süsteem sõltub otsustest, mis tehakse kaugel väljaspool selle piire. Otsused, mille mõju võib piirkonnas levida viisil, mida vähesed mõistavad. Ja tal ei ole alati mõjuvõimu. Marylandi poliitika lisab veel ühe ebakindluse kihi. Taotlused sadama uuendamiseks, silla remondiks või transpordi parandamiseks ei rahuldata peaaegu kunagi automaatselt. Toetus tuleb ühe valitsuse ajal kergemini.
teise ajal vaadatakse iga ettepanek hoolikalt üle. Kuid kui tekib kriis, ollakse tavaliselt kõik ühel poolel. Peaaegu kõik suuremad asulad asuvad vee ääres. Seega kui tormid saabuvad, on Maryland avatud ja haavatav. Ja erinevalt enamikust rannikualadest asuvad Marylandi olulised süsteemid otse tulejoonel. Üks ainus elektrivõrgu rike võib halvata võtmetähtsusega tegevused. Kahjustused sõjavarustusele võivad peatada olulised missioonid. Infrastruktuuri probleemid võivad halvata terve linna või osariigi. Võtame näiteks Francis Scott Key silla, mis ületab Patapsco jõe Baltimore'i südames. Iga päev liigub Baltimore'i sadama kaudu üle $100 miljoni väärtuses kaupu. See on arter, millest kogu majandus sõltub. Vähemalt oli see nii kuni 2024 aasta märtsini. Piisas vaid ühest juhtumist, et näha, mis juhtub, kui varulahenduseta süsteem üles ütleb. Kaubalaev MV Dolly kaotas jõu ja hakkas triivima. Mayday hädakutse tehti just õigel ajal, et liiklus peatada. Ankur lasti vette, kuid sellest ei piisanud. Laev liikus otse silla poole edasi. Laev põrkas vastu edelapoolset sillasammast. Osa konstruktsioonist andis peaaegu kohe järele ja varises vette. 6 ehitustöölist hukkus. Aga tegelik mõju polnud varing ise. See oli kõik, mis koos sellega seiskus. Ja selle tagajärgi tunti veel aastaid. Mõne tunni jooksul seisis kogu sadam. 11 laeva jäi lõksu, kinni ilma väljapääsuta. Samal ajal kui ainult kitsas kanal jäi avatuks. Ainuüksi rusude koristamine võtaks nädalaid ja silla taastamine aastaid. Aga tõeline oht. See sadam liigutab rohkem autosid ja põllumajandustehnikat kui ükski teine riigis. Kui see voog äkitselt peatub, levivad tarnepuudused kiiresti. Sujuvat ümbersuunamise võimalust ei olnud, polnud paralleelsüsteemi, mis oleks valmis šokki neelama. Ja kahju ei piirduks ainult Marylandiga. Maerski aktsia kaotas kohe 2% oma väärtusest. Blokeeritud sadam põhjustas suuri tarneviivitusi Ameerika Ühendriikides ja mujalgi. Laevafirmad pidid vaeva nägema, et leida alternatiivseid sadamaid oma kaupade mahalaadimiseks. Maapinnal on I-695 siiani suured ümbersõidud, eriti veokite jaoks. Hinnanguliselt valmib uus sild alles 2030. aastal. Täpse rahalise kahju suurust pole võimalik teada. Suur osa sellest oli Baltimore'i ja sadama ümbruse ettevõtetelt. Parimad hinnangud, üle $4 miljardi väärtuses majandustegevus seiskus koos sillaga. Ja kõige hullem on see, et pole mingit garantiid, et see ei võiks uuesti juhtuda. Ainus kindel asi on see, et vajutad tellimisnuppu. See on ainus viis olla kindel, et saad järgmise põhjaliku ülevaate sellest, kuidas geograafia kujundab riske, mida sa alati ei märka. Francis Scott Key silla kokkuvarisemine ei olnud seotud korruptsiooni, hooletuse ega kehva hooldusega. Tegelik põhjus oli palju lihtsam ja minu arvates ka palju häirivam. Nimelt piirkonna kaubanduse tohutu tihedus ja täpne korraldus. Tõhusus lõi haavatavuse. Üks eksimus Marylandis ei jää kohalikuks. See käivitab tuuminoefekti, mis levib piirkonnas aastaid ja nõuab taastumiseks ulatuslikku föderaalset sekkumist. Nii et küsimus muutub taas. Mis juhtub siis, kui see pole ainult üks rike? Esialgne kaos kestis 11 nädalat. Suurem osa sellest ajast hoidis sadamat vaevu töös vaid kitsas kanal. 10. juuniks taastati liiklus, kuid see oli alles esimene takistus. Seejärel pöördus tähelepanu suuremale ülesandele, taastamisele. Silla asendamise esialgne maksumus hinnati alla $2 miljardi. Mõne kuu jooksul oli see summa enam kui 2-kordistunud. Helge külg. Föderaalvalitsus tuli appi ja kattis kulud. Kuid isegi rahaga võtab nii olulise piirkonna täielik taastamine aastaid aega. Kundumine loob tõhusust, kuid jätab vähem eksimisruumi. Õnneks on sõjavägi lähedal, kuigi see võib muuta sihtmärgi veeli suuremaks. Fort Meade'ist 28 miili lõuna pool asub Joint Base Andrews, mis on DC õhuväe rahvuskaardi peakorter. Lisaks sellele, et nad vastutavad kriitiliste helikopterioperatsioonide eest Washingtoni ümbruses, on seega Air Force One'i kodubaas. Nii et nüüd pole sinna koondunud mitte ainult luure, vaid ka valitsuse järjepidevuse tagamine. 3. asukoht asub kaugemal. Aberdeen Proving Ground, umbes 80 kilomeetrit Fort Meade'ist kirdes. Veelgi eraldatum, rohkem kontrollitud ja täpselt selline, nagu ootaksid kohast, kus sõjaväevarustust enne kasutuselevõttu viimase piirini testitakse.
kuid see eraldatus töötab mõlemat pidi. siin testitav pole mitte ainult võimas, see on eksperimentaalne, salastatud ja asendamatu. kuid vahemaa ei tähenda enam eriti midagi. kaugrünnak mõnele asukohale Marylandis võiks hävitada suure osa riigi julgeoleku infrastruktuurist, pimestades võtmeagentuurid just sel hetkel, kui neid kõige rohkem vaja on. ja kõige häirivam on see, et selleks ei pruugi üldse vaenlast vaja minna. Keybridge näitas, mis juhtub, kui üks arter lakkab töötamast. Marylandis on neid kümneid ja vesi tõuseb kõigi nende poole. Marylandi ülikooli keskkonnateaduste keskus maalib sünge tulevikku, kus rannad on ära ohutud, saared muutuvad elamiskõlbmatuks ja kaotatakse miljoneid dollareid. Kaotused ei mõõdeta tollides, vaid jalgades. Lähitulevikku vaadates usuvad teadlased, et merevee tase Marylandi ümbruses võib tõusta aastaks 2051 kuni 1,6 jala võrra. Aastaks 2100 võib mõnes piirkonnas rannajoont katta kuni 5 jalga vett. Selline tõus ei uputa ainult randu. See ohustab olulist rannikutaristut, nagu madalal asuv Ameerika Ühendriikide Mereväe Akadeemia kampus Annapolis'es ning olulised sadama, transpordi ja kommunaalrajatised Baltimore'i ümbruses, mis asuvad praeguse kõrgvee taseme lähedal või sellel. Äärmuslikes prognoosides, kus vesi tõuseb peaaegu 6 jalani, poleks ohus ainult rannad. Kogu Marylandi majanduskeskused oleksid ohustatud. Baltimore'i sadam võib üle voolata, ujutades üle mõned osariigi suurimad turismiobjektid. Suured osad Annapolisest, kus asub osariigi valitsus ja olulised föderaalsed sõjaväebaasid, oleksid samuti ohus. Kui vesi jõuab nendele tasemetele, ei ole enam tegemist kohanemisega. See muutub ümberasumise küsimuseks ja hoiatusmärgid on juba olemas. Viimastel aastatel on Marylandi soolamärgalad hakanud surema, kuna nad ei suuda enam piisavalt kiiresti setteid koguda, et tõusvate loodete eest ellu jääda. Ilma nende looduslike puhvrideta muutub rannik palju haavatavamaks erosiooni ja tormitulvade suhtes. Annapolis ja Baltimore on juba hakanud teatama sagedasematest üleujutustest pärast tugevaid vihmasadusid, seades kodud, teed ja olulise taristu üha suuremasse ohtu. Elanikud küsivad nüüd, kas Maryland jääb elamiskõlblikuks, kui see jätkub. Kell tiksub. Saare elanikud ja puhkajad näevad igal aastal üha vähem oma lemmikkohti. Ocean Cities võib üks kulukas üleujutus kustutada terve turismihooaja, sulgedes lõbustuspargid ja rannaäärsed ettevõtted ning põhjustades hinnanguliselt 2 kuni 3 miljardi dollari ulatuses saamata jäänud tulu. Ja see pole veel kõige hullem stsenaarium. Chesapeake'i piirkonnas esineb idaranniku üht suurimat maapinna taandumise määra. Eksperdid ütlevad, et on vaid aja küsimus, millal mõned saared muutuvad elamiskõlbmatuks. Ranniku ökosüsteemides toimub ulatuslik hääbumine, mis ohustab taimi ja loomi. Loodusel pole vaja sihtmärkide nimekirja, aga Marylandi vaenlastel on. Ja kaart, mille järgi nad tegutsevad, sarnaneb väga sellele, mida ma just kirjeldasin. Kuid mitte iga oht pole valimatu. Kuna Maryland on föderaalsete operatsioonide keskus, on see iga terroristi või sabotööri sihtmärkide nimekirjas kõrgel kohal. Pärast 11. septembrit on turvalisus jõudnud enneolematule tasemele, mis on takistanud suuremahulisi rünnakuid. Kuid on asju, milleks valitsus ei saa ette valmistuda ning terrorismivastased eksperdid on hoiatanud, et ootamatu rünnaku oht kasvab taas. Suurim kaasaegne oht ei pruugi üldse olla füüsiline. Sellised linnad nagu Baltimore, kuigi nad ei ole peamine sihtmärk võrreldes Washingtoni või föderaalsete keskustega, kannataksid siiski. Taastumine võib olla aeglasem kui turvalisemates piirkondades. EMP-rünnak, mis häirib süsteeme Fort Meade'is, halvendaks otseselt luure koordineerimist ja reageerimisvõimekust, aeglustades veelgi piirkondlikke taastamispüüdlusi. Kuid tänapäeva kõrgtehnoloogilises maailmas ei pruugi EMP-d vajagi minna. 2020 aastal veetsid Vene häkkerid kuid Ameerika Ühendriikide valitsuse võrkudes, sealhulgas NSA-ga seotud süsteemides Fort Meade'is, enne kui keegi seda märkas. Nad ei murdnud ust maha, vaid astusid sisse tavalise tarkvara uuenduse kaudu. Ametiasutused, keda see tõsiselt ei mõjutanud, andsid sellest teada. NSA ei teinud seda, mis on üsna kõnekas. Suur küberrünnak, mille eesmärk on föderaalvalitsuse infrastruktuuri rivist välja lüüa, paiskaks olulised süsteemid kaosesse. Maryland oleks otseselt mõjutatud. Kuna Fort Meade on tõenäoline sihtmärk, võivad transpordi- ja kommunaalteenused halvatud olla, põhjustades pikaajalisi häireid nii valitsuse tööle kui ka elanikele. Maryland asub föderaalvalitsuse südamele nii lähedal, et iga häire seal jõuab kohe ka osariigi piiridest kaugemale, jätab osariigi ressurssideta ning ka Washington DC ise võib olla ohus.
kuid liigne föderaalne tähelepanu toob kaasa ka omad tagajärjed. Igapäevased sõidud ja rutiinid on pidevalt mõjutatud võimule lähedal olemisest. Näiteks pärast 11. septembrit kehtestati TSA karmimad turvakontrollid esimesena Baltimore'i lennujaamas. Küsimus, millele keegi Washingtonis ei taha vastata, on, mis juhtub siis, kui mõlemad ebaõnnestuvad korraga? Ja kas poliitiline süsteem, mis peaks reageerima, suudab enne kriisi tekkimist üldse kokku leppida, et kriis on käes? Aitäh, et täna minuga liitusite. Loodan, et teile meeldis video. Kui soovite näha rohkem selliseid videoid, siis palun kaaluge tellimist ja lülitage teavitused sisse. See tõesti teeb vahet. Aitäh veel kord ja kohtume järgmisel korral saates MapHack.